Tere, oleme siin BFM-i helistuudios lindistamas Jatskare podcasti. Meil on täna külas trummar Ahto Aabner, mina olen Henri Mina olen Kaisa. ja see on Jatskare 11. podcast. Tere! Tere! Tervist! Ahto Aabner. Ja. KidScan on siis see projekt, millega sa selleaastaselt oled seotud Jatskare programmis. See on selline vahva, kuidas nüüd öelda, projekt, mis siis hõlmab Eesti, Taani ja Portugali noori jatsmuusikuid. Räägi sellest projektist, räägi, mis on sinu panus sellesse projekti, sinu roll? Ja, KidScan tõesti hõlmab 3 erineva maa noori muusikuid. Sinna tulevad siis 5 muusikut Portugalist, 5 muusikut Taanist ja 5 muusikut Eestist. KidScan on põhimõtteliselt selline noorte laager tegelikult, mis kestab 3 päeva ja publikul on tõesti hea võimalus sellest osa saada viimasel päeval ehk siis kontserdi näol. Aga töö ja möll toimub kõik need 3 päeva, 26. kuni 28. aprillini. KidScani idee on siis tegelikult selline, et katsetada natukene, mida siis üldse tähendab muusika kui ühtne keel. Et kas tegelikult on ka nii, et noored inimesed, kes vaevu räägivad kõik inglise keelt või saavad teineteisest aru või üksteisest aru, et siis kas muusika on üks asi, mis neid võiks ühendada. Ja just nimelt džässmuusika, mis on selline improvisatsiooniline ja võib-olla natukene vähem piiritletud kui muud stiilid. Ja mis seal on, siis tulevad kokku, hakkavad harjutama, teeme segabändid. Tegelikult siis kontserdil saavadki üles astuma 3 erinevat ansamblit, mis on kokku pandud siis ka samamoodi erineva maa muusikutest, ehk siis ei ole ühes bändis ainult eestlased või ainult taanlased, vaid ongi Portugali tüüp saab kokku Eesti tüübiga ja saavad jämmida ja möllata seal ja näidata lava peal, mida nad tegelikult oskavad. Ütleme nii, et see kontsert on tegelikult ainult võib-olla siis selline näitus või vili sellest asjast. Mina ise olen suure rõhu pannud just sellele koos oldud või koos oldavale ajale. Ja just sellele, et kuidas need noored inimesed siis omavahel läbi hakkavad saama ja kuidas need proovid kujunevad ja mis saavad olema keerukad kohad noortele, et üksteisega suhelda või kas saadakse asjadest ühtemoodi aru või mitte. Et see saab olema üks väga põnev aeg ja kuna tegu on projektiga, mis Eestis ja ma arvan, et ka mujal maailmas toimub esmakordselt, siis ootame väga põnevusega, et mis seal siis juhtuma hakkab. Kõik on väga põnev ja lahtine. Kui vana see keskmine vanus on, et kui vanad need noored on, kes tulevad sinna? Muusikutest me panime praegu piiri, et kuni 14-aastased. Aga sel aastal ongi siis niisugune plaan veel, et meil on 12 kuni 14-aastased muusikud, et me ei lähe väga palju nooremateks ja ei lähe ka palju vanemateks, et just katsetame ära sellise murduva ea, kus inimesed alles võib-olla leiavad oma stiile ja instrumente, et rohkem siis anda võimalust neil tegeleda džässiga ja aru saada sellest, et mis siis džäss on ja koos musitseerimine. Aga kuidas need noored siis leidsid üldse selle projekti või kuidas see projekt leidis need noored? Ja sel aastal me tegime niimoodi, et kuna tegu on pilootprojektiga ehk siis esmakordse üritusega, siis mina valisin välja noored inimesed, keda ma mingil määral varem olen näinud mängimas ja tean, et nad saavad hakkama ka reisimisega, mis tähendab siis seda, et me peame ju, Tallinnas ei ole ainuke kontsert, et tegelikult saavad olema kontserdid nii Lissabonis kui Kopenhaagenis ja täpselt samasugused 3-päevased proovilaagrid. Et tekitada selline kindlustunne nii noortele kui ka mingil määral kogu korraldavale tiimile, siis me otsustasime, et me paneme need inimesed see aasta ise kokku, inimesed, keda me paremini teame ja et siis meil on rohkem võimalusi, et see asi hakkab toimima ja et me oskame neid paremini juhendada ka. Järgmisel aastal juba minul isiklikult on plaan teha väike konkurss selle koha pealt ja avatud valimised, et rohkemad noored võiksid sellest osa saada ja võiksid ennast proovile panna ka, aga sellest juba võib-olla siis pikemalt järgmisel aastal.
ja kui palju neid osalejaid seal on? 3 maalt, igalt maalt 5 inimest. Kokku on siis muusikuid 15, aga mis on sel aastal väga põnev, eriti puudutades siis meie BFM-i podcasti teemat, on see, et sel aastal ja üldse tegelikult selles projektis on kaasatud alati ka noored ajakirjanikud. Kõikidelt maadelt tulevad kaasa ka 2 noort ajakirjanikku, kes on siis samamoodi kuni 17-aastased umbes. Niimoodi natuke vanemad, aga on ka osad 14-aastased sellised noored tüübid, kes tahavad teha intervjuusid ja sotsiaalmeedia kajastusi ja siis nad on kogu aeg selle bändidega koos seal ja nii, et olge valvel ja kuuldel kogu aeg. No sa oled mänginud väga paljude bändidega, aga võib-olla sa räägid, millega sa hetkel peale selle projekti veel tegelenud oled ja tegeled. Ja võib-olla täpsustuseks ongi, et KidsCan ei ole siiski ainuke projekt, millega ma Jazzkaarel sel aastal üles astun. Meil on tegelikult juba üsna pikka aega tiksunud selline ansambel nagu Anna Põldvee kvartett, kellega me ka astume üles 28. aprillil. Nii et tuleb väga põnev ja sündmusterohke päev. Antud hetkel minu selline paikne tegevus toimub tegelikult Viljandis. Ma olen Viljandi Kultuuriakadeemia rütmimuusika erialajuht. See tähendab seda, et natukene juhin siis seda teemat, mis puudutab endist džässmuusika osakonda. Nüüd siis kutsume seda rütmimuusika osakonnaks, sellepärast et sinna on kaasatud mitte ainult džäss, vaid erinevad muud stiilid ka. See on selline paikne töö. Natukene õpetan seal, teen tunde ja siis teeme tudengitega möllu. Artistina praegused põhilised sellised grupeeringud, millega me tööd teeme, on näiteks Bad Habits Trio, kellega meil kohe-kohe aprilli alguses tuleb välja ka plaat ja millega meil tulevad kontserdid. Ma tean, et Tallinna kontsert on 13. aprill reedel Philly Joe's, nii et ka olete oodatud kuulama muidugi. Lisaks ka väga põnev bänd, millega antud hetkel rohkem tegemist on Miia Mee. Miia Mee on selline elektroonika, sugemetega, eksperimentaal, jazz, pop, rock, mis iganes, väga palju segusid. Aga kuulake ise järgi, vaadake. Ei oskagi stiili sellele anda ja Miia Meega meil tulevad ka maikuus kontserdid Philly Joe's ja sõidame ka Saksamaale. Berliinis on üks kontsert ja siis veel ühes väikeses kohas, mille nimi mul praegu ei tule meelde. Nii et väga eksootiline ühesõnaga. Jaa, suhteliselt eksootiline. Ja tegevust jätkub ja on tegelikult väga põnev. Kevad on alati muusikutele selline aeg, kus hakkab rohkem toimuma. Jaanuar, veebruar, märts ka on sellised natukene rahulikumad. Märts juba korjatakse kõvasti üles teemat, aga siis aprill ja mai ja suvine aeg on päris selline tõsine, nii et on kõvasti tegelemist. Ei tahaks panna sind nüüd valima oma eri projektide vahel, aga et mis praegu sinu jaoks on selline kõige aktuaalsem või kõige aega nõudvam heas mõttes projekt? Ja. Kõige aega nõudvam on tegelikult selline minu enda kokku kutsutud projekt, mis annab kontserdid kannatusnädalal, mis on siis vahetult enne ülestõusmispühi. See on siis klaveritrio, kus mängivad 2 Läti noormeest, Edgar Tsirulis ja Jaanis Rubiks. Ja me teeme sellist, meil ongi kontsert on siis suurel reedel 30. märtsil NO99 ja selle jaoks me lihvime kontseptsiooni kui ka muusikat ja seda tuleb selline muusikaline rännak ja mõtiskelu võib-olla ja tänu sellele ka, et kui muidu sellise natukene tempokama ja energeetiliselt sellise liikuvama muusikaga on trummaril nagu päris lihtne tegeleda, siis see projekt on minu jaoks väga suur väljakutse, sellepärast et mängin natuke teistmoodi, otsin uusi sounde ja kirjutan ise muusikat selleks, et see on päris selline aeganõudev teema. Muidugi üks väga südamelähedane asi ka, millega me praegu aprillis anname paar kontserti ja ka maikuus on Kadri Voorand kvartett ja see on lihtsalt äärmiselt ilus muusika ja võtab aega sellepärast, et on päris keeruline hoida ka ennast vormis, et sellist natukene keerulisemat muusikat mängida.
aga samas on see südamele väga hea. aga see projekt, millega te esinete nüüd NOS, et miks see sai kokku kutsutud, mis on selle eesmärgid? See on väga põnev lugu tegelikult. Ma pean natukene kaugemalt peale hakkama. See oli üks selline päris lumine, ma arvan, et see oli ka märtsikuu, kui me sõitsime Viljandi tudengitega Riiga, külla siis Riia konservatooriumi džässtudengitele. Ja jube kehv sõit oli. No ilm oli vastik, mina pidin bussi juhtima, Peedu kassiga läksime tee peal tülli, kõhud olid tühjad, jõudsime kohale, hästi halvasti oli organiseeritud, kõik oli pilla-palla ja me tahtsime anda niisuguse ilusa kontserdi, me olime tegelikult me võtsime kaasa meie direktori Injaki Sandovalli ja siis meil oli niisugune trio, millega me andsime kontserdi seal, aga selleks kontserdiks ei olnud nagu väga reklaami tehtud ja siis niisugune tuju paha ja nii edasi. Ja siis olid ka töötoad seal ja ühe töötoa, millele ma tegin, oli siis selline, kus ma kutsusin, et kes tahab mängida. Et ma mängin, teeme nagu mingi väikse bändi ja istume maha ja teeme mingeid lugusid lihtsalt. Ja siis tulid 2 noormeest, üks pianist ja bassimängija, neil olid ilusti ettevalmistatud noodid ja siis me mängisime. Seda tuleb päris harva tegelikult ette, et sa muusikuna saad väga kiiresti aru, et sul on midagi ühist nende tüüpidega. Et sa saad aru, et te olete samal lainel, te kuidagi loete üksteist väga selgelt ja kõik see keel, mis te räägite muusikaliselt, on väga hästi arusaadav. See oli selline äärmiselt rõõmus töötuba, kus oli lihtsalt, me mängisime, vaatasime üksteisele otsa ja mängime ja jube hästi kõlab ja endal on hea olla ja kõik õpilased ka, et tore ja kõik ja siis juhtuski niimoodi, et see oli vist aastal 2016. Ja siis eelmisel aastal ma otsustasin kutsuda nad Viljandisse ja siis me tegime paar kontserti, me tegime 1 kontserti Viljandis ja 2 kontserti Tartus selle sama trioga ja see oli samamoodi selle kannatusnädala raames, ehk siis selline jällegi mõtlik ja võib-olla rohkem sisemisele sellisele otsingule suunatud muusika. Ja need kontserdid said väga head tagasisidet, siis võtsin julguse kokku ja mõtlesin, et miks mitte, et korraldaks veel ja nüüd sel aastal siis me teeme kontserdid juba Viljandis, Tartus ja Tallinnas. Ja ma loodan sellest tekitada enda jaoks sellise meeldiva traditsiooni, kus siis ma tean, et üks osa aastast me saame kokku nende tüüpidega, me muidu üldse ei läbi, niimoodi rahulikult vahel saadame meile aga et siis mõte on selles, et tulla kokku ja veeta see nädal koos ja süüa, arutada asju ja mängida muusikat. Et see on ka ühest küljest niisugune väga avatud nagu teema, sest see muusika on väga intiimne. Ma arvan, et publikul olles siis seal kontserdil, me ise mõtleme seda kontserti kui lihtsalt sellist inspiratsiooniallikat kõikidele, et inimesed võiksid mõelda ja olla lihtsalt kohal, et see muusika on üks asi, mis võiks avada neil mingeid teemasid, ükskõik mida nad siis soovivad teha sel ajal või mille peale mõelda, et see on vaba valik. Et me ei ürita muusikaga neilt varastada seda aega või võtta, vaid pigem, et muusika oleks üks alus, mille peale nad siis võivad rajada oma mõtted ja selline, me ise loodame, et see kontsert on selline sütitav ja inspireeriv ja võib-olla natukene kuidagi, teate, niisugust mõnusat tunnet, kui tuul on selja tagant, et see lükkab natukene edasi. Vastu tuult on palju raskem joosta kui pärituult, nii et me loodame, et see muusika võiks olla selline pärituul. Räägi natukene üldse džässtrummidest ja kuidas sa võid natukene rääkida, kuidas sa nendeni jõudsid, aga üleüldse sellest pillist ja sellest žanrist. Trummid ja tohutult meeldib trummi mängida. Ma lihtsalt, see on mu kodu, ma tunnen alati, kui ma istun trummide taga, et et ma olen kohal, see on alati minu jaoks meeldiv, ükskõik mida ma mängin. Aga trummide juurde, see oli ka päris põnev teema, kuidas ma jõudsin sinna kunagi, mis ma siis olin, ma käisin 21. keskkoolis, siis 2. klassis pandi klaverit õppima. Ja tohutult, ma ei tea, näitlesin igast luumurde ja asju, et miks ma ei saa harjutada ja midagi, kõik oli, ei toiminud üldse. Ja siis ükskord ma sattusin oma tädipoja juurde Kose Uuemõisas. Tema oli niisugune muusikainimene ja tal juhtusid kodus olema trummid. Enne me proovisime igast muid pille, seal mängisime elektrikitarre ja sünte ja värke. Aga siis, kui ma istusin trummide taha, siis oli kõik. Ma sain aru, mida ma tahan teha. Mul on siiamaani nagu meeles see tunne, kuidas siis pulgaga sa lööd vastu taldrikut või trummi ja siis mis hääl sealt tuleb. Et see on nagu selline asi või, niimoodi toimib. Ma sain siis oktoobrilapseks,
samal ajal ja siis oli oktoobrilaste selline rivistus või koondus ja siis mul õnnestus seal trummi mängida. Ja siis ma olin lihtsalt nii õnnelik, et ma sain kohe aru, et see on mul elukutsumus ja kõik toimis täiuslikult. ja sa olid kui vana siis? No ma arvan, et siis ma olin 9 või 10, 9 ma arvan kuskil niimoodi. Nii et siis kui kõik peale keskkooli hakkasid mõtlema, et mis minust edasi saab, siis sina ammu teadsid. Ja mul ei olnud sellega mingit küsimustki. Kindlasti olid küsimused selleks, et kuhu õppima minna ja niimoodi, aga muusikat jah, ma ei saanud kuidagi jätta. Ma olen tegelikult mitu korda elus proovinud muusikat maha jätta. Kohe tõsiselt, et mõelnud, et aitab. Ma ei saa sellest raha ja ma ei saa kuulsaks ja mul ei lähe hästi ja ma jätan selle maha ja siis mõnda aega siis tegeled nende teiste asjadega ja siis saad aru, et kui süda on väga tugevasti ühe asja küljes, siis on väga keeruline midagi muud teha. Nagu ma olen selline suhteliselt kirglik ja tundeline inimene ka, et siis mul ikka väga loeb, et kas ma teen asja täiega või mitte. Aga siis džässtrummid tulid mu ellu muidugi oluliselt hiljem, selles mõttes, et alguses võib-olla julgustuseks, aga võib-olla ka lihtsalt teadmiseks noortele trummaritele, kes praegu seda podcasti kuulavad, et trummi algõpe kui selline, või kui te ise soovite hakata trummi õppima, et siis see on äärmiselt nüri alguses. See on lihtsalt aasta aega te tegelete põhimõtteliselt ühe väikse trummi peal ja kodus pigem siis mingite mattide peal ja lihtsalt harjutate pulki õigesti käes hoidma, et ta põrkaks ja mingid sellised asjad. Aga ma mäletan, et mul ei olnud sellega mingit probleemi, kuigi ma ei harjutanud väga palju, aga mulle see sound meeldis, lihtsalt ikkagi katsetasin kogu aeg. Aga jah, et see algus oli suhteliselt nüri ja ma läksin õppima laste muusikakooli ja siis tegelesingi alguses ainult klassikaliste löökpillidega. Ma lõpetasin muusikakooli siis, kui ma lõpetasin ka 9. klassi. Ma ei tea, kui ma vana ma siis olin, 16 või midagi sellist, millal siis lõpetatakse enam-vähem. Ja siis oligi niimoodi, et tegelikult gümnaasiumi ajal ma trummi nii palju ei mänginudki. Tegelesin täitsa muude asjadega ja siis mingil hetkel gümnaasiumi lõpus ma hakkasin käima mängimas ühe ansambliga, see oli mu esimene töö Pirita restoranis. Ja siis sealt edasi ma olengi olnud nagu ise majandav freelance trummar või nagu tegelenud kogu aeg siis ka professionaalselt trummimänguga. Džässtrummid, ma ei teagi, ma tean seda, kuidas džäss minuni jõudis, see oli džässkaare kaudu tegelikult, sellepärast et džässkaar, kui ma lõpetasin gümnaasiumi, siiamaani tegeletakse sellega, et antakse välja siis neid compilation diskid või siis need, kus siis kõik need esinejad, kes tulevad mängima ja mäletan, et meil koolis käidi ka, keegi käis seal ja siis muusikaõpetaja teadis, et ma olen nagu muusikast huvitatud ja andis mulle siis selle plaadi, mille ma pidin kiiresti ümber salvestama kasseti peale. See kassett käis minuga kaasas, ma arvan, aasta aega umbes pärast seda, sellepärast, et tol aastal ma nägin Nils Landgrenit, ma nägin mingi Aafrika tüüp oli ja kuulsin Jan Garbarekki. See helikeel ja see oli minu jaoks täiesti niisugune niimoodi mõjutas ja ma väga tahtsin minna selle muusika suunas ja siis ka kohe mu täditütar õnneks kinkis mulle Pat Metheny'i CD Letter from Home. Soovitan ka kõigil väga kuulata, et see ka on äärmiselt positiivne ja niisugune kaasahaarav muusika. Ja tänu sellele siis kogu aeg see džässi teema tuli sisse. Trummimängust rääkides, siis džäss-trummid on minu jaoks sellepärast põnevad, et kui muidu, eks ju trummareid võetakse kui selliste rütmimasinate või nendega, kes hoiavad rütmi ja laovad ühte biiti kogu aeg, eks ju, siis džäss-trummimäng on pigem see, kus trummikomplekt kui selline koosneb erinevatest helidest või soundidest, mida sa saad kasutada oma äranägemise järgi, siis kui sa ise tunned või soovid ja kui sa tunned oma instrumenti ehk siis trummikomplekti hästi, siis sa otsid uusi ja põnevaid võimalusi, kuidas sealt siis midagi välja võluda. Ma arvan, et sellega ma olengi tegelenud viimased 20 aastat umbes, et katsetada, nüüd ma saan juba enam-vähem aru, kuidas trummid toimivad ja mis seal juhtub, kui ma löön nii või teistpidi. Aga nüüd mul ongi hea meel, et ma saan seda ka nagu jagada teistega, ehk siis mängida seda, mida ma tõesti arvan ja kuulen, et peaks mängima. Kui sa peaksid nüüd nõu andma just nendele samadele noortele, kes siis kas trummi või mis iganes instrumenti tahavad mängida ja samamoodi teha selle tegelikult oma tööks, mis neid õnnelikuks teeb, et kuidas jõuda sinna punkti, kus sa oled oma rolliga rahul, et kuidas leida neid projekte, kuhu sulanduda, et kuidas üldse saada sinna maailma sisse?
tegelikult see on väga lihtne. Ja võib-olla ma peangi natuke jälle kaugemale pöörduma, võib-olla peaks pöörduma teie kui tulevaste lastevanemate poole, et üks asi, mida ma olen näinud, on lihtsalt oluline noortele muusikutele muusikakasvatus. Ehk siis selline, et kodus kuulatakse head muusikat, tutvustatakse neid erinevate instrumentidega, antakse neile võimalus proovida ja katsetada, mitte ei öelda, et nii, see on sinu pill ja nüüd pead hakkama sellega tegelema. Et pigem hoida seda suhtumist juba lastevanemate poolt ka, et muusika on väga avar ja et me ei piiritleks ennast liiga vara siis kõikide nende käskude ja keeldudega, mida siis võib-olla pillimäng kuidagi peale surub, vaid et tegelikult alguses teha tutvust lihtsalt muusika kui sellisega ja ammutada sealt nii palju kui vähegi võimalik. Ja noortele muusikutele või inimestele, kes tahaksid hakata muusikaga tegelema, ma soovitan lihtsalt seda, et kuulata palju muusikat ja kasvatada seda enda seda seljakotti nagu suuremaks ja olla nagu see käsn, mis imeb sellist kraami, värsket kraami ja kuulata hästi palju erinevat ja just mitte öelda ei millelegi või. Ja otsida endale bändikaaslased. Minu arust see on kõige alus. Tegelikult üksi on jube igav muusikat teha. Ma ei ole kunagi näinud selles mingit lõbu. Nii kui seal on 2 või rohkem inimest, see on täiesti teistsugune suhtlus ja täiesti teistsugune teema, mis siis hakkab toimuma. Ja kohe hakkate ju mõtlema bändi klepse ja nimesid välja ja see muusika võib-olla tulebki hiljem natuke, aga põhimõtteliselt, et see oleks kohe võtta bändikaaslased, leida tüübid, kellega on mõnus koos teha asja ja paluda isal garaaž korda teha ja trummid sisse ja lähebki lahti. Nii et ühesõnaga selline kaaslaste olemasolu on nagu väga tähtis. Kindlasti sa näed ju seda ka võib-olla, kui sa õpetad seal Viljandis, et just neid noori, kes leiavad tänu koos õppimisele üksteist. Ja ma arvan, et see on üks tänapäeva päris keeruline probleem on, eks ju, et meile multimeedia vahenditega on tehtud päris lihtsaks üksi muusika tegemine. Ja siis lähtutakse sellest, et mis oleks cool kogu aeg, et peaks olema nagu midagi värsket, et see on nagu šef ja see ei ole, aga kaob ära täiesti nagu selline suhtlus inimeste vahel. Ehk siis see muusika saab nagu eraldi eesmärgiks natukene. Aga ma isiklikult arvan, et tegelikult muusika on üks keel, mida võiks lihtsalt vallata ja nii siis haritud kuulaja võiks midagi aru saada sellest, kui ka siis haritud muusikud võiksid omavahel osata ilusti rääkida. Ja ma arvan, et see on üks põhiline ka selle KidsCani projekti teema, et mis sest, et me räägime erinevaid keeli ja võib-olla oleme alles väga väikesed ja noored, aga et muusika või mingi arusaamine helist kui sellisest on meil ikkagi ühtne. Tänu sellele, et meil on see kõrv ja see meie kõrva ehitus on suhteliselt samalaadne ja tegelikult helisid me kuuleme suhteliselt samamoodi, nii et see on põnev teema. Kas sa praegusel hetkel oled rahul sellega, kuhu sa oled oma muusikuteel jõudnud? Kas neid hetki on nüüd vähem, kus sa mõtled, ei, nüüd ma enam muusikat ei tea? Ja ma olen aru küll saanud sellest, et ega ma muusikat enam kuskil jätta ei saa. Ega ma rahul ka ei ole. Selles mõttes jah, et ma olen nagu ma olen väga õnnelik, sellepärast, et ma olen kohtunud sellel teel tohutult šefide tüüpidega. Kõige kihvtimad asjad on juhtunud muusikasse. Ma arvan, et see on alati selline, kui me oleme koos matkal või reisil või et siis me ikkagi oleme väga tugevalt koos ja tegeleme ühe asjaga ja mõtleme, et kuidas seda lahendust leida ja muusika on kogu aeg selline just selline bändi tegemine ja see on täpselt see, et me otsime viisi, kuidas see lihvida kõige paremaks, mis meie arust on nagu toimib ja see on, ma olen selle üle küll väga õnnelik. Ma usun, et tegelikult ükski kunstnik või muusik ei peakski väga rahul olema. Ma arvan, et siis, kui rahul oled, et see võib-olla võiks natuke hiljem tulla. Et siis on juba, kõik on tehtud ja vaatad selja taha ja oled õnnelik. Ma praegu veel ei ole rahul. Ja ma olen selle üle ka õnnelik. Ühesõnaga, KidsCan on siis see projekt, millega sind peagi saab näha. Kõik muud projektid eelnimetatud samamoodi. Ja ma arvan, et mind näebki muudes projektides KidsCanis, mis kindlasti näha ei ole. Aga ma loodan, et KidsCan on väga nähtav. Ma loodan, et see projekt ise saab olema väga nähtav ja ma ütlen ka, et see tegelikult projekt vältab kindlasti kuni 2020. aastani. Aga kes teab, võib-olla ka sealt edasi. Nii et noored tüübid ja lapsevanemad, mõelge ja soovitage oma lastele ja siis noortele muusikutele ka selle asjaga tegeleda. Ja millal sind saab näha selle koosseisuga? 30. märts on siis
No99-s tuleb see kontsert, olete kõik väga teretulnud, just selline, võtke kaasa selline märkmik, et kirjutada üles ja häid ideid, mis teil sünnivad selle kontserdi jooksul ja tulge, nautige meeldivat seltskond. Ma ütlen ausalt, et tegelikult ma olen juba alates vastlapäevast mõelnud nende inimeste peale, kes sinna kontserdile tulevad ja ma usun, et sinna tulevad väga toredad inimesed kokku, et saab olema üks hea aeg. Nii et 30. märts No99-s, siis selline hingeline retk ja siis 28. aprillil, siis laupäeval saab siis kuulata noorte esituses lugusid ja sina oled siis neid minu mentordatud Sinu bändi mentordatud. ühte. Jah. Jah, et on ka, eks ju, üks mentor, kes tuleb Portugalist ja üks mentor, kes tuleb veel Taanist, nii et väga üllas projekt igatahes, mina arvan, et väga laheda eesmärgiga. ja ma loodan, et sellest saab asja, aga eks me siis veendu selles hiljem. Seda saab siis näha ja kuulda. Aga aitäh, Ahto Aabner, et tulid meile külla. Ja suur tänu kutsumast ja ma tänan ka omalt poolt Jazzkaart väga, kes KidsCaniga mind on sidunud ja ka teisi projekte aitab niimoodi kontserditel välja näidata. Aitäh! Ja Aitäh sulle. suur tänu! Jatskaar toimub 20. 29. aprillini ja kõiki artiste, keda siis seal näha saab, nendega saab tutvuda jatskaar.ee meie kodulehel.